Teine haigus, mis on lülisamba kirurgias üks põhilisi, on see siis lülivaheketta väljasopistus. See on siis lülikeha ja siin sees on tavaliselt kõvakelme sees närvijuured ja siin ümber on seljajuvedelik. See on nüüd terve kanal, disk on inimesel siin ilusti oma kohal, kuskilt välja ei sopistu, närvijuured, kanal on vaba. Kui tegemist on nüüd diski prolapsiga ehk väljasopistumisega, siis disk või vaheketas, mis siin on, toimub niinimetatud fibroosrõnga rebend ja enamasti see tuum sopistub siis teatud kohta välja ja hakkab suruma närvijuuri. Sellel joonisel võiksime me ta siis siia välja tuua, sõltuvalt kuhu kohta ta siis nüüd sopistub, lükkab ta ära need närvijuured ja radikuliidi põhjus tegelikult ongi see diski osa, mis surub nendele närvijuurtele peale. Ka selle ravi 85% on konservatiivne. See tähendab seda, et võimlemise ja tablettidega inimesel valu taandub, närvijuur harjub ja saab hakkama selle survesündroomiga ja inimesel radikuliidi või jalavalu kaob. Nüüd 15% inimestel on siiski vaja kirurgiline protseduur ja kirurgiline protseduur on täna ikkagi igal pool väga vähe inimest kahjustav ja väga efektiivne. Põhimõtteliselt lihaseid minimaalselt kas eemale lükates siin nüüd või siis spetsiaalse tuubusega läbi minnes tehakse siia väikene aken, kus eemaldatakse ligament ja natukene luud ja minnakse spetsiaalsete tangidega sellesse diski tükki, see eemaldatakse ja peale operatsiooni kanali laius taastub, samamoodi jääb närvijuur vabaks. Patsiendid lahkuvad samal päeval või järgmise päeva hommikul koju, jalavalu peaks olema taandunud ja enamasti aktiivse elu juurde tagasipöördumine toimub 1 kuu kuni 6 nädala jooksul.